Rakvere vabastamisest punavägede käest Eesti vabadussõjas ja sellest üritakski anda täna väikese ülevaate. Aga alustaks võib-olla peale hoopis natukese kaugemalt kui vabadussõjast, kuidas see vabadussõda meil üldse võimalikuks sai. Asi selles, et aastail 1914–1918 toimus suur üle-euroopaline, haaras ka tegelikult teisi maailmariike, eriti USA-d, esimene maailmasõda. Ja sellesse sõtta mobiliseeriti Eestist umbes 100 000 meest. Tõsi küll, nendest umbes kümnendik leidis rinnetel oma õnnetu otsa, aga ülejäänud tulid 1917. aastal pärast seda, kui Venemaal toimus veebruarirevolutsioon ja kui Eesti sai endale autonoomia Vene riigi koosseisus ja sai õiguse moodustada oma rahvusväeosad, tulid Eestisse tagasi, astusid Eesti kaitseväkke osaliselt jäid ka kodudesse, aga mis on tähtis, on see, et need mehed olid 1918. aasta lõpus, kui oli vaja Eesti vabaduse eest võitlema minna, kõik Eestis. Ja mis veel tähtsam, nad olid saanud esimese maailmasõja karastuse, nad teadsid täpselt, mis otsast püssi käes hoida ja kust poolt pauk välja tuleb. Ja ilmselt oli see üks eeldus, tänu millele Eestil õnnestus vabadussõjas lüüa sellist suurt ja võimsat vaenlast, nagu tegelikult Venemaa on ja olla võiks. 1917. ja 1918. aasta vahel jõudsid olla veel sellised pöördelised sündmused nagu kommunistide võimuhaaramine Venemaal 24.–26. oktoobril 1917. Tõenäoliselt see oli see viimane piisk, tänu millele Eesti poliitikud üldse selle peale tulid, et nüüd peaks Eesti ennast iseseisvaks kuulutama. Kui Venemaal oleksid võimule jäänud normaalsed inimesed, siis tõenäoliselt ei pruugiks meil kuni tänase päevani oma riiki olla, vaid me oleksime oma autonoomse staatusega Venemaa koosseisus täiesti rahul. Aga see on muidugi nüüd üks hoopis teine jutt. Igal juhul pärast kommunistide võimuhaaramist otsustasid Eesti poliitikud selgelt võtta suuna iseseisvuse väljakuulutamisele ja seda tehti 24. veebruaril 1918. Tõsi küll, iseseisvus saadi maitsta ainult üks päev, sest siis jõudsid kohale Saksa armee väeosad ja 3. märtsiks 1918 oli kogu Eesti okupeeritud Saksa armee poolt ja 3. märtsil sõlmiti rahuleping Venemaa ja Saksamaa vahel Prestis, kus Venemaa loobus igaveseks ajaks kõikidest õigustest, mis tal Eesti alale olid. No tõsi küll, selgus, et nende igavene aeg kestab ainult pool aastat. Nimelt 11. novembril oli Saksamaa pärast lüüasaamisi Läänerindel sunnitud alla kirjutama Compiègne'i vaherahule ja selle vaherahuga lõppes esimene maailmasõda täielikult ja Saksamaal tekkis kohustus tuua kõik oma väed kõikidelt vallutatud aladelt, kaasa arvatud siis ka Eestist, välja. Ja seda nad ka tegema hakkasid. Ja seda hetke, kui sakslased ära lähevad, aga Eestis ju sisuliselt veel midagi oma sõjaväge ega midagi ei ole, otsustas kasutada Nõukogude Venemaa selleks, et Eesti ala tagasi vallutada ja jälle Venemaa külge liita. 28. või tähendab, ütleme siis kõigepealt niiviisi, et kui Eestisse jõudis teade Compiègne'i vaherahu allakirjutamisest, astus kohe kokku Eesti Vabariigi ajutine valitsus ja hakkas riigivõimu sakslaste käest, Saksa okupatsioonivõimude käest üle võtma. Ja tegelikult 28. novembriks, kui algas vabadussõda, oli jõutud alustada
Eesti kaitsejõudude või õigemini, nagu teda tol ajal kutsuti, rahvaväe moodustamisega, oli saadud enam-vähem paika sellised riigi põhistruktuurid, igal juhul oli olemas kaitseminister ja selleks oli siis tolleaegne ajutise valitsuse peaminister Päts, vabandust, mitte kaitseminister, vaid sõjaminister, ja tema juhtimisel hakati moodustama Eesti väeosasid. Narvas, kust kardeti kõige otsesemat ohtu, hakati moodustama 4. jalaväepolku, 5. jalaväepolku hakati moodustama Rakveres ja kuna nendel kahel polgul on meie sündmustes vast oluline roll, siis me teistest väga palju ei räägi. 6. jalaväepolk moodustati Pärnus, tema osaleb ka natukese meie sündmustes. Nüüd käsk rahvaväe moodustamiseks anti välja 16. novembril. Esialgu oli otsus moodustada 1 diviis. Rakveres, nagu ma ütlesin, hakati moodustama 5. jalaväepolku ja selle komandariks oli Nikolai Reek. Tollal oli ta, kui mu mälu mind ei peta, aukraadilt kapten, hiljem oli ta kolonel. Tema kohta peab ütlema, et ta rahvuselt oli venelane. Ta paraku oli orb ja perekonnanimi Reek on tal pärit kasuvanematelt. Eesnimi Nikolai, ta oli õigeusklik. Nii et see tuleb sealt. Oli abielus Rakverest pärit neiuga muuseas. Hiljem mängib ta juhtivat rolli Eesti sõjaväes ja on suhteliselt oluline tegelane meie nii vabadussõja kui ka hilisema elu ülesehitamisel. Nüüd 24. novembril 1918 kuulutati Virumaal välja üldmobilisatsioon. 5 päeva hiljem üldmobilisatsioon ka ülejäänud Eestis. Ja tegelikult juba 29. novembril algas virulaste lahingutee. Nimelt 5. jalaväepolgu 1. pataljon läks rindele 4. jalaväepolgu käsutusse. Kunda Kaitseliidu rühmaülema Villu Naaberi, ma nüüd pean kohe mõtlema, kui mu mälu mind ei peta, vanaisa Arnold Naaber oli täpselt samamoodi selle pataljoni koosseisus. Ta kirjeldas oma lahinguteed umbes nii, et nad jõudsid Toila kanti. Seal tema oli vedurijuht ja oli sellepärast esimesest maailmasõjast saanud bronni ja ei osalenud. Toilal oli talle esimest korda elus näidatud, kuidas püssi laadida ja kuidas sihtida ja päästikule vajutada ja kuidas püssi siis korralikult käes hoida. Nad olid Toila all ka saanud väikese sellise lahingukogemuse, aga üldiselt oli ta kirjutas päeviku sellest, kuidas ta vabadussõjas käis. See päeviku esimene ots oli kaunikesti pessimistlik, sest nad ainult taganesid ja taganesid ja taganesid. Ja kui nad olid jõudnud Rägavere alla ja Rägavere lahing oli ära olnud, siis ta ütles, et ja siis ma jäin veel haigeks ka ja siis ma mõtlesin, et mul aitab, ma lähen koju tervist ravima. Ta raviski oma tervist, aga pärast seda, kui Eesti kaitsejõud olid jälle Rakvere ja piirkonna tagasi võtnud, siis ta läks uuesti oma endisesse väeosasse teenima ja tõsi küll, sai esialgu nii-öelda karistuse, talle paar kuud ei makstud palka, aga anti võimalus teha kangelastegusid ja saadeti sellistesse kohtadesse, kus mees sai ennast näidata. Ja kuna tegelikult lõppeks tuli välja, on tegemist päris asjaliku sõjamehega, siis sai ta üsna varsti oma palga tagasi. Ja siis ta ütles, et kui ma oma esimese palga kätte sain, siis ma läksin ja mängisin selle raha peale kaarte. Ja pärast oli mul seda palka palju rohkem. Nii et ta läks hästi. Tõsi küll, kõikidel järgnevatel kordadel tal enam nii hästi paraku ei läinud, aga see on juba teine jutt.
igal juhul tuleb ka näidata seda, kuidas vanaisade teod, eks ole, elavad tänase päevani ja kuidas lapsed võtavad üle selle, mida esivanemad alustasid ja teevad. Aga tulles tagasi nüüd asja juurde, miks ma sellest tegelikult eelloost nii palju räägin, sest vabastamisele eelnes ka langemine paraku. Ja Rakvere langemises mängis väga olulist rolli, tõenäoliselt võib öelda Rägavere lahing. Sest paraku, nagu Arnold Naaber kirjutas, Eesti kaitsejõud taganesid, senikaua kuni oli välja jõutud juba Kunda jõe joonele. Ja siin, kuna tegemist oli siiski suhteliselt suure jõega, otsustati anda selline, ütleme siis, tõsine lahing. Seda lahingut tuntakse Rägavere lahingu nime all, kuigi tegelikult toimus see lahing Rägaverest kuni Kundani välja tervel rindel ja selles osales, ma ütleks esmakordselt Eesti poole pealt siiski juba päris tõsine sõjaline jõud. Tõsi küll, seda peab ütlema, et Tallinna esimene kommunistlik kütipolk ja kommunistlik ratsaväepolk, kes olid siis Nõukogude Venemaa poole peal, Punaarmee poole peal, oli enne Eesti sõjakäiku olnud juba peaaegu aasta aega Vene kodusõja rinnetel ja oli saanud ka sellest sõjast lahingukogemused. Aga Eesti kaitsejõud, mida ju formeeriti kuu aja jooksul enne Rägavere lahingut, Rägavere lahing toimus 15. detsembril, ei omanud üheskoos töötamiseks ju mingit erilist kogemust. Nad ei olnud koos lahingus käinud, mehed üksteist hästi ei tundnud, ei teadnud, kelle peale võib kindel olla ja kelle peale ei või kindel olla, sest paraku tuli ette ka selliseid tegelasi. Ma ei tea, kas ma hakkan nüüd nimesid nimetama, aga näiteks juhtis ühte 5. jalaväepolgu roodu mees, kes kuulutas enda leitnandiks väidetavalt. Hiljem tuli välja, et ta valetas ja tegelikult Rägavere lahingus just nimelt tema roodu koha pealt tekkis suur rebend ja tühik, sellepärast et mees ei osanud oma rooduga midagi peale hakata lahingu ajal. Ja kõige hullem, 5 mehed lagedale väljale otse kuulipildu ja tule alla, mida ükski ilmselt tark ja normaalne väepäelik kunagi ei tee. Sest kuulipildujatest annab ka teatud mõttes ümber minna alati. Vähemasti mitte lagedal väljal otse tule alla, eks ole. Aga jõududest rääkides oli Punaarmee poole peal kokku umbes 400–500 mõõka ja tääki, 39 kuulipildujat ja 6 suurtükki. Eesti kaitsejõududel oli selles lahingus 4. ja 5. jalaväepolgu väeosad kokku 524 tääki, 39 kuulipildujat ja ka 6 suurtükki. Nii et tegelikult selles mõttes olid jõud võrdsed, aga Eesti poole peal oli lisaks kõigele muule veel ka 2 soomusrongi. Soomusrong number 1 oli suurel raudteel, soomusrong number 2, mis oli tehtud nii, et soomusrong number 1 tehti pooleks. Tegelikult oli siis mõlemal pool 2 poolikut soomusrongi korraga seiklemas, hiljem nad ehitati ümber ja täiendati, tehti platvorme juurde ja nii edasi. Aga esialgu siis 2 poolikut soomusrongi, üks oli Rakvere Kunda raudteel ja teine oli siis seal Rägavere kandis, Kabala kandis, tegid nemad tegusid. Mõlemal oli ka väike meeskond,
soomusrong number 2 oli 30 tääki, number 1 oli 70 ja siis veel kuulipildujad ja kummalgi oli üks suurtükk. Ja samas muidugi peab siis mainima seda, et Eesti poole peal ikkagi sellised ühise lahingu kogemused puudusid, Nõukogude poole peal olid nad olemas. Ja tegelikult peab nüüd ka ütlema, et lahingus sageli ei otsusta ju mitte jõudude ülekaal või mingi muu asi. Ma täna just juhtusin lugema, kuidas 645 meheline Rootsi väes teeniv soomlaste väeosa võitis 6000 mehelist Vene väge, kes üritas Soome sisse tungida ühe 16. sajandi sõja ajal. Aga väepäeliku oskuslik tegutsemine, vaenlase paanikasse ajamine ja nii edasi, otsustasid lahingusaatuse. Ühesõnaga moraal on see, mis on tähtis. Ja tegelikult siin oli nüüd lugu selline, et need kommunistliku polgu mehed, nad olid ju valdavalt eestlased, Eesti kommunistid, kes olid sunnitud olnud 18. aasta alguses Venemaale minema. Ega nad seal olla ei tahtnud, nad tahtsid koju tagasi. Nende ainuke võimalus koju pääseda oli vallutada Tallinn. Samal ajal Eesti kaitsejõududes, tegelikult peab ütlema, et 18. aasta lõpul oli ikkagi levinud see, kes ei jaksab suure Venemaa vastu võidelda ja ega me nendest ju ikka üle ei käi ja nagu nii saame lüüa ja tegelikult vaatamata sellele, et mehed küll sõdima läksid, aga ega neil seda võitlusmoraali väga palju ei olnud, eriti mobiliseeritutel. Küll peab ütlema, et seda moraali oli ohvitseridel, sest nendel oli ka asi tegelikult selge. Väga lihtne, kui nad ei peaks võitma või kaotama, siis nad saavad oma külma haua ja ilmselt oli ka teisi selliseid ühiskonnakihte, kellel oli selge, mida kommunistid tegelikult nendega teevad, kui nad peaksid sõjas alla jääma. Aga tegelikult see mobiliseeritud sõdurpoiste mass, neil see ei olnud nii tähtis, nad ei olnud väga rikkad. Tegelikult nende jaoks saabus tõehetk siis, kui Eestimaa Töörahva kommuuni poliitikud, see oli siis Narvas moodustatud kommunistlik valitsus, kui selle poliitikud ütlesid, et maad ei saa ja teeme kohe kolhoosid. Ja siis nad said aru, et neid tahetakse endiselt mõisaorjusse sundida, mida keegi ju ei tahtnud. Ja kui Eesti Vabariigi valitsus ütles, et tuleb maareform ja kõikidele antakse maad, siis tekkis neil motiiv võidelda, aga see oli natukese hiljem. See ei olnud veel sel ajal, millest me praegu räägime. Nii et Rägavere lahing oli küll selline suhteliselt äge heitlus, aga ta lõppes, hommikul algas, õhtuks lõppes sellega, et Eesti kaitsejõud lahkusid rindelt, marssisid läbi Rakvere Tallinna peale ja tegelikult ega seal väga olulist vastupanu ei osutatud. Et pärast Rägavere lahingut Eesti kaitsejõud taganesid otse Rakverest läbi, nii et Rakvere kaitsmisele isegi ei mõeldud enam. Ja tegelikult jõudsid nad detsembri lõpuks välja sisuliselt 35-40 kilomeetri kaugusele Tallinnast. Punaarmee oli joovastuses, Tallinna tornid juba sisuliselt paistavad, eks ole. Nüüd me võidame, kõik on tehtud, Eesti on lõppenud. Aga õnneks toimusid sel ajal jällegi ka Eesti poole peal mitu üsna olulist sündmust. Kõige tähtsam on vast see, et Tallinnasse jõudis Briti laevastik ja britid andsid eestlastele relvi. Ja mis kõige tähtsam, üsna palju oli kerge kuulipildujaid Lewis,
selle kohta on isegi öeldud niiviisi, et Lewise kuulipilduja Eesti koolipoisi käest, see oli see, mis võitis vabadussõja. Noh, kas see nüüd otseselt just nii oli, aga tundub küll, seda oleks võib-olla pidanud ka muidugi mainima, et kohe Narvast alates tegelikult oli ka üks jõud gümnasistid, gümnaasiumi vanemate klasside õpilased, 5, 6, 17-aastased poisid, kes astusid Eesti kaitsejõududesse ja kes teenisid seal kuni sinnamaale, kui vaenlane oli Eestist välja aetud, siis võeti nad taas jälle rindelt ära ja saadeti koolidesse õppima. Kuigi samal ajal jätkus neid tegelikult ju ka veel Landesveri lahingusse, mis oli juunis 1919. Aga see on muidugi täiesti teine jutt. Nüüd teiseks jõudsid Eestisse esimesed Soome vabatahtlike väeosad, kes tulid Eestisse kommunistide vastu võitlema. Ja nemad jõudsid ka jaanuari alguses juba rindele. Ja mis võib-olla veel olulisem on see, et Eesti kaitsejõud said endale energilise ja asjaliku väepäälliku, ma pean silmas kindral Johan Laidoneri, kelle roll ilmselt vabadussõja võidus on midagi sellist, mida on ikka äärmiselt raske üle hinnata, võib vist nii öelda. Nüüd samal ajal, kui Eesti kaitsejõud olid välja taganenud, kehtestati Rakveres Eestimaa töörahva kommuuni valitsus ja paraku hakkas see valitsus tegema seda, mida kommunistid ikka oskasid, röövima. Rikastelt tuleb ära võtta kõik, mis neil on head ja jagada see kõik vaestele, see on tähendab kommunistidele. Ja muidugi, kuidas see Lenin ütles, et me peame hävitama rõhujate klassi. Aga kuidas sa seda rõhujate klassi ikka hävitad, kõige lihtsam on rõhujad maha tappa, siis ongi kõik tehtud. Ja tegelikult toimusid Rakveres kõige selle vähem kui kuu aja jooksul 3 massilist hukkamist. Üks oli detsembri lõpus ja 2 tükki olid jaanuaris ja hukati nende käigus, võiks öelda meie mõistes siis tavalisi keskklassi inimesi, aga ka töölisi, kes ei läinud kaasa kommunistidega, näiteks Kunda tsemendivabrikust oli paar sellist meest. Hukatute hulgas olid loomulikult kirikuõpetajad, sest kommunistide jaoks kirikuõpetajad olid ühed kõigi hirmsamad asjad. Rakveres näiteks kirikus tehti punane koosolekusaal ja seal käisid kommunistid kõnekoosolekuid pidamas kirikus. Täpselt samamoodi mitmel pool mujal. Kundas juhtus selline õnnetus, et Eesti kaitsevägi põletas kiriku maha jõululaupäeval. Tõsi küll, nad tegid dessandi Kundasse 23. detsembril 1918 ja kirikutornis oli punaste kuulipilduja ja tulejuht. Ja kuna see oli sõjaline objekt, siis lasti sinna pihta suurtükist ja kirik põles maha, puitkirik. Ehk nagu kirjutas üks tolleaegsetest laevastiku ohvitseridest, üks Tõnissoni nimeline, et ilusasti põles, täpselt nagu küünal. Ma ei tea, mida ta sellega mõtles, aga nii see repliik oli tal päevikus. Ei ole tähtis. Maha lasti Rakvere kirikuõpetaja, maha lasti ka Rakverre jäänud Vene õigeusu kiriku vaimulik isa Sergius Florinski. Tema säilmed on hiljem üles kaevatud ja kuna selgus, et ta surnukeha ei olnud normaalsel moel lagunenud, vaid säilinud, siis on tema säilmed praegu väljas, ta tunnistati pühakuks. Ta oli sõjaväe vaimulik, äärmiselt vapper ja julge mees, tal oli juba Vene-Jaapani sõjast Georgi ristrinnas ja sai ka esimeses ilmasõjas Georgi risti.
võib-olla see on üks selline koht, kus peaks tegema sellise märkuse ja ütlema, et meie hulgas on omandanud Georgi ordenilint ja selle värvid praegu äärmiselt halva kuulsuse. Aga tegelikult me peaksime ennast riigina kehtestama ja nõudma, et need Georgi lintidega eputajad jälgiksid Georgi statuuti ja et seda tohivad kasutada ikkagi ainult need ohvitserid ja sõdurid, kes on selle välja teeninud, sest Georgi linti jagati ainult eranditult äärmise isikliku vapruse eest ja peab ütlema, et väga paljudel Eesti ohvitseridel, kes vabadussõjas ka kangelastegusid tegid, olid need Georgi ordenid kõigil rinnas, kaasa arvatud kindral Laidoner, kes esimese maailmasõja ajal oli luuraja ja tegi selliseid asju, mida paljud teised võib-olla ei oska isegi mitte unes näha. Isiklikult äärmiselt vapper mees. Ühesõnaga, kommunistid tegid seda, mida nad teha oskasid. Ja ega nad röövimise, riisumise ja tapmise kõrval suurt muud midagi teha ei osanudki. Sest ühtegi head mälestust inimestele nendest ei jäänud. Aga kui me läheme nüüd jällegi oma sündmuste käiguga edasi, siis tuleb öelda, et jaanuari alguses oli olukord rindel täiesti muutunud ja tegelikult läksid jaanuari esimestel päevadel Eesti kaitsejõud ühes Soome abivägedega vastu pealetungile ja peab ütlema, et Punaarmee jaoks oli see täielik krahh, sest nad ei saanud absoluutselt aru, mis toimub. Eesti kaitsejõud, kes siiamaani kogu aeg pärast iga lahingutegevust põgenesid, tulid korraga peale. Mis kõige tähtsam, meestel oli korraga tekkinud moraal. Sellepärast, et maad oli lubatud, väepealik oli resoluutne, relvad olid korralikud. Peab ütlema, et kui Saksa armee ära läks, siis nad Eesti kaitsejõududele oma relvi ei loovutanud. Näiteks Narvas viskasid nad tuhandeid uusi vintpüsse lihtsalt Narva jõkke, selmet neid eestlastele üle anda. Ja mehed räägivad lugusid, kuidas sakslastelt kuulipildujaid varastati ja sõjaladudesse sisse murti vahtide selja taga ja igasugu muud sellist. Et siuke ääretult ebameeldiv käitumine tegelikult nende poolt. Ma pean silmas sakslasi muidugi. Et sõditi kõik mõeldavate kummaliste relvadega. Üks siukesi hästi vahvaid asja oli näiteks ümber puuritud Jaapani vintpüss. Ilmselt see oli ümber puuritud sellepärast, et saada ta õige padrunikaliibri peale. Aga ilmselt see ümberpuurimine relvale head ei teinud. Nii et need püssid kippusid lõhkema, nad ei olnud eriti täpsed. Ja nendega oli igasugu muid hädasid, nad kippusid ka lihtsalt rikki minema. Nii et esialgu oli see relvastuse värk oli ikka üks väga oluline faktor kogu selles lüüa saamise ja tegelikult ka halva moraali osas. Et kui sul ikka relva ei ole, millega võidelda, kuidas sa siis võitled. Aga nüüd olid. Ja nüüd alustasid Eesti kaitsejõud pealetungi, jõudsid 10. jaanuaril välja juba Tapani ja tegelikult tekkis nüüd rindel selline, ma pean silmas just seda Viru rinnet, tekkis isegi nagu selline hetkeks väike seisak, sellepärast et Valgejõel oli Trautesillad õhku lastud, soomusronge üle tuua ei saanud ja nüüd senikaua, kuni need sillad parandati, oli selline, polnud ka mõtet peale tungida, eks ole. Tõsi küll, lahingud toimusid mere ääres, kaitsejõud tegid dessandi siin paar päeva enne 10. Loksale, seal olid Vene madruste väeosad sees, Balti mere laevastiku omad. Ja nüüd 10. jaanuaril saadeti nad
võeti siis 9. saadeti nad välja, et nad teeksid dessandi Kundasse, lööksid sealt Punaarmee välja ja ründaksid raudteed mööda Rakveret. Noh, tõsi küll, päris see plaan läbi ei läinud, sest Eesti kaitsejõud küll 10. said Kunda enda kätte, aga paraku ilmastikutingimused segasid vahele. 10. oli maas niivõrd paks udu, et laevadelt ei olnud võimalik suurtükist lasta, ei olnud absoluutselt selge, kuhu ja mida, ja tulejuhid ju ka ei näinud, eks ole, et oleks saanud tuld juhtida. Mis tähendab tegelikult seda, et pärast väikest lahingut punavägedega Kunda taga, mis ka Eesti kaitsejõududele hästi ei läinud, sest tegelikult mehed marssisid otse varitsuse ette, juhtus nii. Ja ohvitserid, kes ees, said kohe haavata, nii et mehed suuri vaevu pääsesid tule alt, tõsi küll, ohvitserid võeti kaasa õnneks või haavatud. Aga nad võeti laevadele, terve öö otsa parandati meeste moraali ja järgmisel hommikul siis mindi uuesti maale, udu oli hajunud, võeti ära Kunda ja Malla mõisad, aga kuna Punaarmeel olid nii suured jõud seal ümbruskonnas ja pealegi kogu see Loksa juures segamini löödud ja taganev seltskond jõudis just Kunda kanti mööda mereäärseid teid, siis nad lihtsalt hoidsid seal rinnet, aga samal ajal muidugi siis hoidsid neid jõudusid tegevuses, et neid ei saadud kusagil mujal kasutada. Ja Rakvere vabastamine nüüd otseselt nägi välja nii, et tegelikult saatsid erinevad väeosad Rakvere poole välja oma luurajad, kes pidid siis selgeks tegema, kui suured jõud Rakveres on, kas seal üldse kedagi on. Ja tõenäoliselt esimene Eesti kaitsejõudude salk, kes jõudis Rakverre, oli Karl Pajose juhtimisel. Pajos oli 5. polgu rooduülem olnud, aga anti talle siis väike rühmake sõdureid ja saadeti ta Rakverre. Ta oli ise tõrmav mees, nii et ta tundis hästi ümbruskonda. Nad olidki olnud õhtul vastu 11. jõudsid Tõrmasse, magasid natukese tema vanemate talus ja siis läksid edasi ja jõudsid varahommikul Pikale tänavale, aga ei leidnud enam mitte kedagi ees, sest tegelikult Punaarmee oli Rakverest juba 10. õhtul jalga lasknud. Nii et Rakvere pärast lahingut ei peetud, nad liikusid mööda Pika tänavat edasi, jõudsid Tallinna tänavale, seal said kokku soomlaste eelluurega ja sisuliselt siis saadeti sõna kaitsejõududele ja kui Valge jõe sild korda saadi, siis jõudsid juba soomusrongid Rakverre ja Rakverest mindi edasi. Nii et tegelikult Rakvere langes Eesti kaitsejõudude kätte praktiliselt ilma igasuguse lahinguta 12. Hiljem on lihtsalt vaieldud selle üle, et kummad ennem jõudsid. Kas soomlased sealt mere poolt tulles, Haljala poolt, või siis Eesti kaitsejõudude mehed Tõrma poolt. Vot selline oli siis võib-olla see lugu Rakvere vabastamisest.